noh, eks neid väljakutseid on piisavalt, aga esiteks olen üritanud sellelt reelt maha saada, kus ma olin, aga noh, nagu aru saada on, et ajakirjanikud aeg-ajalt tülitavad, et ka teie intervjuu toob sinna vana maailma mind tagasi, eks on ju, et ma siin vaikselt nokitsen teaduspõllul vähekene ja mingisuguseid väikseid projekte teen, et mingisugust suurt soovi midagi jälle juhtida kuskil riigiasutuses mul enam ei ole. Ma arvan, et see 10 aastat kapo juhina oli täiesti piisav, et juhtida ja sellist stressirohket tööd teha, nii et aga aus vastus oleks ka see, et ega ma ei ole lõpuni otsustanud, mis teed minna, aga mul on mingisuguse konsultatsioonifirma mõtted mõne oma hea vana kolleegiga seoses ja vaatame, et aga kindlasti ma jätkuvalt vaatan ja mõtlen kaasa ja olen aktiivne selles julgeoleku valdkonnas, et noh, mis ei tähenda alati seda, et ma nüüd midagi kapoga koostöön, vaid et avaldan oma mõtteid inimestele, vestlen, eks on ju sellel teemal, et kui saan abiks olla mõne intervjuu andmisel, et selgitada võib-olla mõnda asja, mida ametis olevad inimesed tihti teha ei saa, siis et see valdkond mulle kindlasti pakub huvi ja ma elan inimestele kõigiti kaasa ja jälgin mängu ilu.